Rahaline vabadus. Kaks sõna, mis tekitavad paljudes silmade pööritamist või kerget muigamist. Ja ma saan täiesti aru, miks. Igal pool näeme neid gurusid Lamborghini ees poosetamas ja kiireid rikkusi lubamas. Aga täna tahan selle uhke loosungi tükkideks lahti võtta, et vaadata, mida see praktiliselt päriselus tähendab. Ja ma usun, et sa üllatud. Mina olen Val Arumäe ja sa oled Starfish Academy kanalil, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Olen elanud rahaliselt sõltumatuna juba 14 aastat, aga enne seda ma olin täpselt samas kohas, kus nii mõnigi meie vaatajatest täna on. Kui keegi rääkis rahalisest vabadusest ja erinevatest finantsvõimalustest, siis ma pigem vahetasin kanalit või scrollisin edasi. Kui sa oled valmis järgmised mõned minutid minuga kaasa mõtlema, siis luban, et sa lahkud täiesti uue perspektiiviga. Aga mida päriselt rahaline vabadus sinu jaoks tähendab? Luksusautod, uhkemat elamist, võimalust reisida või äkki risti vastupidi, võimalust rahulikult kodus toimetada või oma majapidamises tegutseda, sest sa ei pea raha pärast tööl käima. Pane video kas või pausile ja päriselt mõtle, mis sinu elus oleks ja juhtuks, kui sa oleksid rahaliselt prii. Ja ma annan sulle vastuse ka, mida miljonärid ütlevad. See on vabadus valida, mis moel sa elada tahad. Ja üks uudis veel, mis tegelikult võib-olla polegi uudis. Kui sa oled suuteline mingilgi moel oma pangakontole raha tooma, siis oled sa võimeline saavutama ka rahalist heaolu ja vabadust. Olgu see raha tulnud töö või pensioni või kas või naabrite muru niitmisega. Olgu sul täna laenud või null rahalist teadmist või täielik pettumus, sest sa oled kunagi raha kaotanud. Rahaline vabadus pole seotud sinu algpositsiooni, vaid millegi palju olulisemaga. Ja ma kohe jõuan ka selleni, aga enne sa pead teadma. Rahaline vabadus on tühi loosung vaid neile, kes selles suunas mitte midagi ei tee. Aga teistele on see reaalne elu, sest ausalt öelda on see kõigest üks protsess. Täpselt nagu iga päev tööl käimine. Sa tõused üles, pesed hambad, jood kohvi või teed, sööd hommikusöögi, lähed tööle. Või nagu autoga sõitmine. Avad ukse, istud autosse, paned auto tööle, iga kord täpselt samamoodi. Ja selle suudab iga üks ära õppida. Mis sest, et ühel päeval sõidad sa autoga ühte teed pidi ja teisel päeval teist teed pidi. Üldprintsiibid, kuidas sõita, kehtivad iga päev. Aga siin on osa, mida sulle ei meeldi kuulda. See pole sprint. See pole isegi maraton. See on pikk protsess, elustiil ja mõtteviis. Ja sellepärast väga suur osa elabki teadmises, et see on võimatu. Enamikel pole piisavalt distsipliini ja tugevust ja nagu me inimestena ikka, me tahame saada asju kohe. Aga rahaline sõltumatus on pikk protsess ja igas protsessis on teatud sammud, mida sa pead tegema. Ja kui sa tahad selles protsessis heaks saada, sa pead seda tegema järjepidevalt ja distsiplineeritult. Ja kui sa teed, siis sa näed, et need sammud töötavad. Sa võid avada investeerimiskonto, teha mõned tehingud, lugeda raamatuid, käia seminaridel, aga ilma järjepidevuse distsipliinita on need vaid üksikud tegevused, mis esiteks ei vii sind väga kaugele ja teiseks, mis veel hullem, need panevad sind arvama, et sellel kõigel pole mõtet. Sa nagu nii ei saa rahaliselt vabaks, see pole sinu jaoks mõeldud, sul ongi ette määratud elama sellist elu, nagu sa täna elad. Ja see tegelikult on vale. Esiteks pead sa mõistma, et pole vahet, kas sa oled 20-aastane või 50-aastane. Alustad sa 50 või 5000 euroga. Oled sa algaja või juba kogenud. Igal ühel on oma tee ja strateegia, täpselt nagu enne autosõidust rääkisin. Aga põhiprintsiibid on samad. Auto tuleb käima panna, käik sisse panna. Mis need rahalise sõltumatuse printsiibid siis on? Esiteks, selge arusaam oma praegusest finantsolukorrast. Teiseks, konkreetsed mõõdetavad eesmärgid. Kolmandaks, järjepidev tegutsemine ja pikaajalise perspektiivi hoidmine ja neljandaks, pidev õppimine ja kohanemine. Kõigest 4 asja. Ja nüüd küsi endalt, kuidas sul lood nende printsiipidega on? Kas sa tead väga detailselt, milline on sinu tänane olukord? Kui palju iga kuu raha sul sisse tuleb? Kui palju iga kuu varade loomises paigutad? Või kui palju sul kuludeks kokku läheb? Ja millisteks kuludeks? Seda saab ka siis kategooriateks jagada, eks ju. Kas neid saab asendada või kas nendest saab täielikult vabaneda? Järgmisena eesmärgid. Kui palju sul on igakuiselt raha vaja, et üldse mõnusalt ära elada? Kas sa tead seda? Tegutsemine. Kui palju sa viimase nädala, kuu või aasta jooksul oled reaalselt samme astunud, kui asi puudutab raha ja selle kasvatamist? Ja pikaajaline perspektiiv. Miks sa seda kõike üldse teed või teha tahaksid? Mis see sulle annab? Kas oled kindlal veendumusel, et kiiresti rikkaks ei saa, aga pikaajaliselt tegutsedes võid seda saada küll? Ja pidev õppimine. Millal sa viimati midagi uut õppisid ja proovisid? Kui vastused pole väga rõõmustavad, siis anna endale kohe üks lubadus. Iga nädal vaata ühte uut videot, mille me sulle Starfish Academy's välja paneme. Video ise on vähem kui 10 minutit.
pane juurde veel oma reaalsete sammude läbimõtlemine ja kõigest 30 minutit nädalas ja sa oled juba paari kuu pärast täiesti teises kohas. Räägime igakülgselt rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest ja kui sa tahad olla kindel, et sa seda ei maga maha, siis vajuta subscribe nuppu siin video juures ja aktiveeri teavitused ja näeme juba järgmises videos.